Keskaja oli üks ajaloo kõige pimedamaid ja julmemaid ajajärke. Alates kirikutest, mis on ehitatud inimluudest, kuni kummaliste sündmusteni, mida siiani ei suudeta seletada. Tulge minuga kaasa, kui avame mõned keskaja kõige pimedamad saladused ja kõige õõvastavamad avastused. Enne kui alustame, palun pange sellele videole meeldimine ja tellige kanal. See on meie sisuloojate jaoks väga oluline. Aitäh ja nüüd alustame. Tantsukatk Prantsusmaal. 15. juulil 1518 hakkas üks naine nimega Frau Trofea ootamatult tantsima Strasbourgi tänaval. Ei olnud muusikat, ei olnud pidustusi ega ka selget põhjust. Ta tantsis mitu tundi, seejärel terve öö. Järgmisel päeval ei olnud ta ikka veel lõpetanud. Nädal hiljem oli temaga liitunud juba üle 30 inimese. Augustiks oli see arv veeldi kasvanud. Tänavatel tantsis lakkamatult peaaegu 400 meest, naist ja last. Paljud neist said jalavigastusi, kukkusid kurnatusest kokku ja tolle aja andmete kohaselt suri mõned neist insuldi või südamepuudulikkuse tõttu. Veelgi kummalisem oli see, et võimud ei takistanud neid. Selle asemel uskus linnavolikogu, et ohvritel tuleb oma haigus lihtsalt tantsides välja lasta. Nad ehitasid isegi lava ja palkasid muusikud, et tantsijaid veelgi julgustada, kuid see ei aidanud. Kummaline epideemia jätkus peaaegu 2 kuud, enne kui see tasapisi kadus. Siiani pole endiselt kindlat seletust, miks see juhtus. Mõned ütlevad, et selle põhjuseks oli teraviles olev seen, samas kui teised usuvad, et see oli massiline psühholoogiline nähtus, mida süvendasid nälg, haigused ja hirm, mis tol ajal piirkonnas valitsesid. Rohkem kui 5 sajandit on möödas, kuid see jääb endiselt üheks kõige kummalisemaks mõistatuseks Euroopa ajaloos. Keskaegsed loomaprotsessid. 13. ja 18. sajandi vahel oli Euroopas üks kummaline traditsioon. Loomade vastu esitati kohtuasju ja see polnud nali ega lihtsalt sümboolne rituaal. Tegelikult olid olemas kohtud, kohtunikud, advokaadid, tunnistajad ja ametlikud otsused. Aastal 1386 Normandias mõisteti kohut ühe sea üle, kuna ta ründas last. Talle määrati isegi oma advokaat enne lõplikku otsust. Aastal 1587 esitas üks kogukond Prantsusmaal kaebuse mardikate vastu, kes hävitasid nende viinamarja istandusi. Kohtuasi kestis 8 kuud ja isegi putukatel oli oma advokaat. Üks erilisemaid juhtumeid leidis aset Baselis, Šveitsis aastal 1474. Ühe kuke üle peeti kohut, kuna väidetavalt oli ta munenud muna. Tollal usuti, et kukemuna võib kooruda koletis nimega basilisk. Kaasaegse pilguga tundub see naljakas, kuid keskaja inimestele oli seadus osa maailma jumalikust korrast. Nad uskusid, et kõik olendid on Jumala seaduse all ja võivad oma tegude eest vastutada. Nende jaoks oli mõte maailmast ilma põhjuseta hirmutavam kui looma üle kohut mõista. Nõiapudelid. Inglismaal on vanade majade kaminate, uste ja seinte alt leitud üle 200 kummalise pudeli. Esmapilgul tunduvad need lihtsalt tavalised pudelid, kuid kui arheoloogid mõned neist avasid, avastasid nad seest õõvastava sisu. Väänatud naelad, nõelad, inimeste juuksed, lõigatud küüned ja isegi inimuriin. Neid nimetatakse nõiapudeliteks. Tollaste uskumuste kohaselt kaitsesid need pudelid nõidade ja needuste eest. Uriin sümboliseeris inimest, keda arvati olevat needuse all. Nõelad ja naelad pidid väidetavalt needuse endasse koguma, kui see ohvrile lähenes. Mõnest pudelist leiti ka väike riidest või nahast süda, mis oli nõeltega läbi torgatud. See sümboliseeris väidetavalt nõida ennast ning selle vigastamine pidi sundima teda needust eemaldama. 2004. aastal uurisid teadlased üht Greenwichist pärit nõiapudelit, mis oli üle 300 aasta vana. Selle sees leiti inimese uriin, naelad, nõelad ja 10 küünetükki. Üllataval kombel suutsid uurijad kindlaks teha, et inimene, kes pani uriini pudelisse, oli suitsetaja, kuna sinna oli jäänud nikotiini jälgi. Siiani leiavad arheoloogid endiselt nõiapudeleid vanade hoonete alt. Ajastul, mil puudus kaasaegne teadus, polnud enamiku haiguste jaoks ravimeid ja igapäevaelu oli täis ohte, tundus usk nõidusesse sama tõeline kui kõik muu nende ümber.
ja võib-olla ongi see selle loo kõige hirmutavam osa. Küsimus pole selles, kas nõiapudelid tegelikult töötasid, vaid selles, kui paljud inimesed uskusid, et nad vajavad neid ellujäämiseks. Anchoridi kamber, Inglismaa. Mõne Inglismaa keskaegse kiriku renoveerimise käigus avastati väikesed toad, mis olid peidetud otse kiriku paksude seinte sisse. Neil ei olnud ust. Seal oli vaid väike aken, mis oli piisavalt suur, et sealt saaks toitu läbi anda, ja kitsas pilu, mis oli suunatud altari poole. Neid ruume nimetatakse Anchoridi kambriteks. Siia lukustasid end vabatahtlikult mõned religioossed mehed ja naised, et veeta ülejäänud elu üksinduses. Kui Anchorit oma kambrisse sisenes, viis piiskop läbi erilise tseremoonia. See hõlmas palveid, mida tavaliselt loeti lahkunute eest. Kiriku silmis peeti seda inimest maailma jaoks surnuks. Pärast seda suletakse kamber ja ta ei lahku sealt enam kunagi. Ta ei näe enam taevast. Keegi teine ei puuduta teda enam. Ja mõnikord ei liigu ta enam kunagi kaugemale, kui vaid mõned sammud oma kohast. Toit antakse talle läbi väikese avaseina sees. Selle kaudu kuuleb ta ka missat ja näeb altarit. Üks kuulsamaid anahorete oli Julian Norwichist. Üle 20 aasta viibis ta oma väikeses toas, kirjutades raamatu Jumaliku armastused ilmutused, mis on üks vanimaid inglise keeles kirjutatud raamatuid ja mille autoriks on naine. Kui kaasaegsed renoveerijad avasid mõned kambrid, leidsid nad sealt endiselt jäälid inimestest, kes olid seal kunagi elanud. Kriimustused kivil, isiklike asjade jäänused. See ei olnud vangla ega ka karistus. See oli täieliku üksinduse elu, mille inimesed vabatahtlikult valisid, uskudes, et nad saavad Jumalale lähemale, eemaldudes kogu maailmast. Lua kirik Kutna-Hora linnas Tšehhis asub väike kabel, mida tuntakse Sedletši-Ossuarina. Esmapilgul näeb see välja nagu tavaline vana hoone, mis sarnaneb paljudele teistele ajaloolistele kirikutele Euroopas. Kuid niipea, kui sa sisse astud, märkad kiiresti, et siin on midagi erilist. Kaunistused, mis ümbritsevad seinu, samuti mõned skulptuurid ja sümbolid, mida sees näha võib. Kõik need on tehtud päris inimluudest, mitte koopiatest ega lihtsalt luudele sarnanevatest kaunistustest, vaid tõelistest inimeste jäänustest, kes kunagi elasid. 100 aastat tagasi kasutati selles kabelis hinnanguliselt 40 000 kuni 70 000 inimese skelett. Siin võib näha koljusid, mis on hoolikalt kokku pandud, et moodustada kaari ja kaunistusi. On sambaid, mida ümbritsevad luud ja kabeli keskel ripub tohutu suur lühter, milles väidetavalt on peaaegu kõik inimkehas leiduvad luutüübid esindatud. Enamiku tänapäevaste külastajate jaoks tundub see vaatepilt otse kui otse õudusfilmist. Kuid veelgi üllatavam on see, et see pole sugugi ainus selline koht Euroopas. Portugalis asub kuulsaim luukabel Évora linnas. Seal on tuhandete ja tuhandete inimeste luustikud kasutatud kogu kabeli seinte ja sammaste katmiseks. Sissepääsu kohal on tirjas sõnum, mis kohe külastajate tähelepanu köidab. Meie, siin olevad luud, ootame ka teid. Lihtne lause. Kuid see on ka karm meeldetuletus, et keegi ei pääse surmast. Kuidas siis see kummaline traditsioon alguse sai? Keskajal kasvas paljude Euroopa linnade ja asulate elanikkond kiiresti. Sellega koos suurenes ka matuste arv kirikute kalmistutel. Seejärel saabusid epideemiad, näljahädad ja katkud, nagu must surm, mis nõudsid miljoneid elusid. Varsti said paljud kalmistud täis. Inimesed pidid leidma ruumi uute matuste jaoks. Seetõttu kaevati vanad säilmed välja, puhastati ja viidi üle ossuaaridesse ehk luude hoiukohtadesse. Kuid mõnes kohas ei pandud neid luid lihtsalt hoiule. Selle asemel said neist osa kirikust endast. Koljud ja luud paigutati hoolikalt nii, et neist moodustusid mustrid, kaunistused ja religioossed sümbolid. Kuigi see võib tänapäeva vaatenurgast tunduda hirmutav, ei tehtud seda selleks, et inimesi ehmatada. Tegelikult oli selle eesmärk vastupidine. See traditsioon põhineb ühel olulisel kristlikul kontseptsioonil, mida nimetatakse memento moriks. See on ladinakeelne fraas, mis tähendab pea meeles, et sa sured. Keskaja inimestele ei peetud surma üle mõtisklemist kummaliseks ega morbiidseks. See oli oluline osa usust. Nad uskusid, et elu ajutisuse meenutamine
aitab elada tähendusrikkamalt ja Jumalale lähemal. Seetõttu ei varjanud nad surma, vaid panid selle otse oma silme ette. Iga kord, kui nad kirikusse sisenesid, iga palve ja iga missa ajal, tuletasid need luud neile meelde, et ühel päeval ka inimesed nende ümber saavad ühel päeval samasuguseks. Ja võib-olla ongi see põhjus, miks luukirikute mõju on tänaseni nii tugev. Igal aastal külastab neid paiku palju turiste. Paljud neist tulevad lihtsalt uudishimust, kuid sisse astudes jäävad nad sageli vaikuses seisma, sest nad mõistavad järk-järgult, et see, mida nad vaatavad, ei ole lihtsalt kaunistus. See ei ole ainult kunst. Need on päris inimesed. Inimesed, kes kunagi elasid, armastasid, unistasid ja elasid nagu meiegi. Ja isegi kui on möödunud 100 aastaid, on nad endiselt nende kirikute osa. Vaikselt seisavad nad seal, meenutades üht tõde, mis pole kunagi muutunud. Impeeriumid võivad muutuda. Kuningriigid võivad kaduda ja nimed võivad ajaloo lehekülgedelt kaduda. Kuid nende inimeste jaoks, kes neid luukirikuid ehitasid, on üks asi kõigile kindel, et ühel päeval saab igaühest meist samuti osa minevikust. Ja see on sõnum, mida tuhanded koljud ja luud nende kabelite seintel tänaseni sosistavad. Ja selle nimi pärineb prantsuse sõnast oublier, mis tähendab unustada. Ja just see ongi selle eesmärk. Mitte ainult inimest vangistada, vaid kustutada ta inimeste mälust. Aastate jooksul, kui Euroopas on vanu losse renoveeritud ja uuritud, on leitud kummalisi auke, mis on peidetud tornide, saalide ja iidsete hoonete vundamentide alla. Esmapilgul tundub see olevat lihtsalt tavaline osa ehitisest. Kuid mida rohkem arheoloogid neid uurivad, seda enam saavad nad aru, et mõnda neist võidi kasutada salajaste vangikambritena. 2009. aastal avastasid renoveerijad Nottinghamis Inglismaal keskaegse obeliski. Ühe hoone all, mis oli üle 600 aasta kohtumajana kasutusel olnud. Mõnede teadete kohaselt võidi siia pandud inimesi lihtsalt pimedusse jätta, ilma lootuseta põgeneda. Iirimaal kuulsas Sleepy lossis avastati sarnane auk. Mõnes teises lossis on obleedi põrand ebaühtlane ja täis teravaid kive. Seda ei tehtud mugavuse pärast. See tehti selleks, et iga tund sees oleks veelgi raskem. Kujuta ette, mida tunneb inimene, kes kukub sellisesse kohta. Täielik pimedus, külmad kiviseinad, pole mingit võimalust üles ronida ja ainult väike pragu üleval ühendab sind maailmaga. Päevade möödudes kuuled sa tõenäoliselt ikka veel inimeste samme üleval, vestlusi, eluhääli, aga mitte keegi neist ei näe sind ja keegi ei tea ka, kas sa oled veel elus. Siiski on ajaloolasi, kes usuvad, et mitte kõiki neid, mida nüüd nimetatakse obleetideks, ei kasutatud tegelikult vanglana. Mõned neist võisid olla kunagi veehoidlad, laod või lihtsalt osa lossi algsest kujundusest, millele hiljem anti tumedam maine. Kuid üks asjaolu on vaieldamatu. Mõnest neist aukudest on tõepoolest leitud inimluid. Ja sellest piisab, et inimesed hakkaksid küsima, mis nendes kohtades tegelikult juhtus. See juhtus 100 aastaid tagasi. Objekti juures ei ole hirmutav ainult nälja, kannatuste või surmavõimalus. Veelgi hirmutavam on selle taga olev kontseptsioon. Idee, et on olemas paiku, mis on loodud selleks, et inimene maailmast täielikult eemaldada. Edinburghi all asuvad suletud võlvkeldrid. 1985 aastal murdis üks Edinburghi rugbimängija kogemata vana seina ja kukkus pimedasse ruumi linna all. See, mille ta avastas, polnud lihtsalt kelder. See oli ulatuslik võrgustik ruumidest, mis olid peidetud Southbridge'i alla ja need olid peaaegu sajandiks unustatud. Leiti üle 120 võlvi. Alguses kasutati neid töötubade, ladude ja äripindadena, kuid aja jooksul hakkas silla pealt vesi läbi tilkuma. Ärikud lahkusid sellest kohast. Nende asemele tulid Edinburghi kõige vaesemad elanikud, rändajad, kellel polnud kusagil elada, pered, kes ei suutnud endale kodu üürida, inimesed, kellel polnud kuhugi minna. Võivide sees polnud peaaegu üldse päikesevalgust. Puudus korralik ventilatsioon ja sanitaarolud. Haigus, vaesus ja meeleheide olid nende igapäevaelu osa. Kui linn lõpuks sissepääsud sulges, 19. sajandil unustati kogu see koht järk-järgult ära. Üle 100 aasta ei teadnud enamik Edinburghi elanikest, et otse nende jalgade all
oli kunagi terve kogukond, kes elas ja kannatas. Kui võlvid taas avati, leidsid arheoloogid sealt tööriistu, riidekilde, loomaluud, anumaid ja muid jälgi inimestest, kes seal kunagi elasid. Täna on sellest saanud populaarne turismiobjekt ja seda peetakse sageli üheks kõige kummituslikumaks paigaks Šotimaal. Aga loo tõeliselt hirmutav osa ei ole mitte kummitused, vaid tõsiasi, et kunagi elasid, kannatasid ja surid linna all inimesed, kes on peaaegu täielikult ajaloomälust kustutatud. Keskaja solgiaukude arheoloogia, üks tähtsamaid teabeallikaid tõelise keskaegse elu kohta, ei leidu mitte lossides, kirikutes ega iidsetes raamatutes, vaid vanades kanalisatsioonides ja jäätmeaukudes. Võib-olla ei ole see meeldiv mõelda, kuid arheoloogide jaoks on keskaegsed solgiaugud ehk latriinid nagu ajakapslid igapäevaelust. Kui orgaanilised ained satuvad suletud hapnikuvabasse auku, siis need ei lagune kohe. Selle asemel võivad need säilida seal sadu aastaid. Tänu sellele on teadlased avastanud puuviljaseemneid, õietolmu, loomade nahka, kangaid, jalanõusid ja isegi parasiite, kes kunagi inimeste kehas elasid. Yorkis, Inglismaal leiti iidseid inimeste väljaheiteid, mis sisaldasid ümarussi ja piitsussimune ning teiste parasiitide mune. See näitas, et keskaegsel perioodil oli sooleinfektsioon laialt levinud. Saksamaal leiti ühest solgiaugust üle 30 000 tirsikivi ja Pariisis avastati viinamarjade ja veini jälgi, mis tõestab, kui oluline oli vein nende toidulaual. Ajal, mil enamik vett ei olnud ohutu juua, ei olnud vanade kanalisatsioonide uurimine sugugi glamuurikas. Kuid on üks asi, mida paljud vanad dokumendid ei suuda teha. Need ei valeta. Kui ajastu kroonikad keskenduvad sageli kuningatele, sõdadele ja religioonile, siis reoveekaevud näitavad, mida tavalised inimesed tegelikult sõid, milliseid haigusi nad kandsid ja kuidas nad igapäevaselt elasid. Londoni katkukaevud 2013 aastal, kui Londonis ehitati uut metrooliini, avastasid töölised Liverpool Streeti all inimluid. Ja mitte ainult 1 või 2, vaid 100. Kaevamist jätkates avastasid nad, et olid sattunud suurele massihauale, mis pärines katkuajast. Kaasaegse linna all puhkavad mustasurma ohvrid aastast 1348 ja suure katku omad aastast 1665. Charterhouse Square'is leidsid arheoloogid kaua kadunud olnud hädaolukorra kalmistu, mis avati musta surma ajal. Tehes DNA-teste luustike hammastele, kinnitasid teadlased katku põhjustanud bakteri olemasolu. See on sama haigus, mis tappis hinnanguliselt 30–60% Euroopa elanikkonnast. Luude analüüs näitas ka, kus need inimesed üles kasvasid, mida nad nooruses sõid ja millist tööd nad enne surma tegid. Paljud neist ei olnud sündinud Londonis. Nad olid töölised ja sisserändajad, kes tulid linna elatist otsima. Seal oli lapsi, vaeseid inimesi, kes surid nii kiiresti, et tuli massiliselt matta. Laibad ei olnud korralikult reas, selle asemel olid nad haudades üksteise otsa laotud, mis tõestab, kui tõsine oli linna tabanud katastroof. Kokku avastati projekti erinevates osades üle 3000 matuse. Need inimesed olid üle 600 aasta maetud tänavate ja rongijaamade alla. Ja kui nad taas leiti, sai kaasaegne London otsese ühenduse ühe inimkonna ajaloo kõige rängema pandeemiaga. Inimesed, kes hauas olid, polnud kuningad ega aadlikud. Nad olid tavalised inimesed, kes surid kriisis, mis muutis kogu Euroopat. Richard III leiti 2012 aasta augustis ühe parklaga alt. Leicesteri arheoloogid alustasid kaevamist lihtsas parklas. Nad ei otsinud varandust. Nad ei otsinud ka iidset templit. Nad otsisid kuninga hauda, mis oli olnud kadunud üle 500 aasta. Richard III, viimane Inglismaa kuningas, kes suri otse lahinguväljal. Ta tapeti Bosworthi lahingus 1485 aastal. Lahingus, mis lõpetas rooside sõjad ja sillutas tee Tudorite dünastia tõusule. Pärast tema surma maeti ta Leicesteris asuvasse kloostrisse. Kuid kui klooster mõne aastakümne pärast lammutati, kadus tema haua asukoht täielikult. 527 aasta jooksul ei teadnud keegi, kus ta maeti.
pärast esimest kaevamispäeva parklas leidsid arheoloogid luustikku, keha lebas madalas ja kitsas hauas. Tema selgroog oli selgelt skolioosiga, seisund, mis vastab ajaloolistele kirjeldustele Richard III kohta. Koljul oli ka palju haavu, mis olid põhjustatud keskaegses sõjapidamises kasutatud relvadega. Kuid kõige olulisem tõend tuli DNA-st. Teadlased võrdlesid skeletist saadud geneetilist materjali Richard III õe või venna elus oleva järeltulija DNA-ga. Leiti kokkulangevus. Pärast põhjalikku uurimist kinnitati ametlikult, et skelett kuulus Richard III. See on üks kõige muljetavaldavamaid avastusi kaasaegses arheoloogias. Paljude sajandite jooksul on Richard III kuvandit kujundanud propaganda ja lood. Eriti Shakespeare'i näidend, mis kujutas teda kui tugevalt moondunud seisundis inimest. Kuid teadus on näidanud, et paljud selle loo osad on liialdatud või mitte tõesed. Veelgi hämmastavam detail on see, et parkimiskoht, kus ta leiti, oli tähistatud tähega R. See ei olnud sinna pandud kuninga jaoks. See tähendas lihtsalt juhuslikult reserveeritud. Aastakümneid parkisid tuhanded inimesed oma autod teadmata Inglismaa kadunud kuninga haua peale. 2015 aastal maeti Richard III uuesti Leicesteri katedraalis. Tseremoonial osales palju rahvast. Pärast enam kui 500 aasta pikkust kadumist leiti lõpuks taas üles kuningas, kelle ajalooline tähtsus oli vahepeal unustatud. Ja sellega lõppes üks moodsa aja suurimaid arheoloogilisi mõistatusi. Ja siin lõpeb meie teekond läbi mõnede kõige jahmatavamate avastuste, mis pärinevad keskajast. Ja kui need avati, andsid need meile erakordse võimaluse kuulda taas nende inimeste hääli, kes on ajaloo hämarusse kadunud.